No tere ja tere tulemast minu improviseeritud infoturbe kööginurka. Tänased teemad on uudne ja nutikas pahavara Apple'i ja Google'i veebipoodides, siis kurioossed juhtumid tööintervjuudelt, ei saa üle ega ümber hiinlaste DeepSeeki turbeteemadest, siis üks hämar lugu Euroopa Liidu IT-arenduse ümber ja lisaks infoturbele räägiks paarist andmekaitse ja privaatsusega seotud teemast. Aga nüüd siis kõigest lähemalt. Esimene uudis tuleb turvafirmalt Kaspersky, kes avaldas hiljuti raporti selle kohta, kuidas neil õnnestus leida Apple'i ja Google'i ametlikest äpipoodidest äpid, mis olid siis nakatatud uudse ja minu arvates üsna nutikat laadi pahavaraga. Ja pahavara kasutas ära siis Google'i tekstitubastus tarkvara ehk siis OCR tarkvara. Ja toimis sedasi, et kui kasutaja avas äpi chati funktsiooni, et suhelda kasutajatoega, küsis äpp luba siis seadme fotoalbumile ja kasutaja loomulikult andis loa, et laadida üles võib-olla siis kasutajatoele mingeid screenshot'e, ja mille peale siis äpp läks sinna samasse pildialbumisse nuuskima ja igasuguseid screenshot'e ise otsima. Ja otsis selliseid screenshot'e, mis kasutaja oli teinud võib-olla siis oma krüptorahakotist või krüptotarkvarast ja igasugustest paroolidest ja taasteparoolidest ja taastefraasidest. Ja kui sellise screenshoti see pahavara nüüd leidis, siis ta saatis selle edasi kohe ründajatele. Ja ründajad said niimoodi ligipääsu siis selle pahaaimamatu kasutaja krüptorahakotile. Ja sealt edasi juhtus siis teadagi mis. Hetkel ei tea, kas see pahavara oli nendesse äppidesse teadlikult arendaja poolt sisse pandud või siis sattus sinna kuidagi kogemata. Eks see selgub võib-olla mingi hetk. Järgmine uudis puudutab hiinlaste tehisarufirmat DeepSeek ja nende poolt loodud telefoniäppe. Äpid on siis hetkel üsna populaarsed nendes vastavates äpipoodides. Google'i poes on ta number 1 suisa tasuta tarkvaradest ja Apple'i poes number 3 ehk siis ülimalt populaarsed äpid. Kes veel ei tea, mis DeepSeek on, siis nagu ma ütlesin, see on hiinlaste poolt loodud tehisaru startup, mis oma tulekuga raputas üsna korralikult kogu lääne tehnoloogiamaailma. Eriti sai seda tunda suur kiibitootja Nvidia, kelle aktsia selle peale siis kolinal kukkus. Mis on siis nende äppide puhul murekohad ja üldse selle DeepSeeki puhul murekohad? Eelkõige ikka privaatsuse teema. Ehk et kõiki andmeid, mis kasutaja sinna siis DeepSeeki sisestab, kõiki andmeid hoitakse Hiinas. Ja tänaseks on ka selgunud kurb tõsiasi, et neid andmeid ei hoita eriti turvaliselt. Esimene uudis tuli turbefirmalt Wiz, kes avastas, et DeepSeeki üks andmebaasidest, mis sisaldas eriti tundlikke andmeid, näiteks chatilogid ja mingid turbevõtmed ja muu selline, oli netis täiesti avalikult kättesaadav ja sealt sai täiesti probleemideta pärida andmeid. Ja nüüd eelmine nädal tuli raportiga lagedale selline turbefirma nagu NowSecure, kes tegeleb just spetsiifiliselt äppide turvalisusega. DeepSeeki äppi sügavamalt uurides, et äpp
kasutab üsna uudseid meetodeid kasutaja profileerimiseks ja seadme niinimetatud fingerprintimiseks. Muuhulgas leiti ka seoseid siis DeepSeeki ja pilve mingil moel DeepSeek seda pilveteenust kasutab. Ja nüüd on siis selgusetu, et kas kasutab ka sellisel moel, et näiteks otsib kasutaja andmeid TikTokist ja üritab niimoodi siis kasutajat de-anonüümiseerida. Häiriv fakt on veel see, et tahab välja andmete krüpteerimise, andmete transpordil üle võrgu, ehk et kõik andmed liiguvad üle võrgu siis krüpteerimatu kujul ja samas võrgus olevad seadmed saavad potentsiaalselt siis kogu seda liiklust pealt kuulata ja vastava tehnoloogia abil ka näiteks neid andmeid vahepeal muuta. Ja need andmed, mis päriselt on krüpteeritud DeepSeekis, need aga kasutavad hästi sihukest vana ja ebaturvalist algoritmi ja kõik sellised andmed, mida krüpteerimiseks või need võtmed, krüpteerimisvõtmed, mida kasutatakse, need on äppi hard code itud ja tegelikult samamoodi potentsiaalselt kättesaadavad. Siis tänaseks tegelikult on hiinlaste poolt loodud tehisarule ja sellele tarkvarale ligipääsu keelanud juba päris mitmed riigid, näiteks Itaalia, Taiwan, Austraalia ja ka mitmed Ameerika valitsusasutused, näiteks merevägi, siis veel mõned militaarasutused. Ja minu soovitus on DeepSeekist ikkagi üsna kaugele ja eemale hoida ja kui on soov seda nagu päriselt katsetada, siis teha seda lokaalses versioonis piiratud võrguühendusega ja väga valitud andmetega. Ja nüüd natukene lõbusamal teemal. Kui eelmine aasta tuli erinevaid uudiseid sellest, kuidas Põhja-Korea riiklikel häkkeritel on õnnestunud ennast tööle möllida erinevatesse USA tehnoloogiaettevõtetesse ja ka mõnesse riigiasutusse, siis antud või sellised juhtumid ei ole kuhugi kadunud. Hiljuti avaldati, just eelmine nädal avaldati üks sarnane video Twitteris või siis tänase nimega X'is, kus üks intervjueerija salvestas intervjuu, kus siis intervjueeri vastas oli AI poolt genereeritud inimkujutis ja kõik vastused, mis see kujutis andis, olid samuti AI poolt genereeritud. Ja siis, kui see intervjueerija palus sellel intervjueeritaval tõsta käsi näo ette, et näidata, et ta ei ole genereeritud kujutis, siis intervjueeritav loomulikult keeldus sellest, mille peale siis intervjueerija lõpetas selle kõne. Ma lingin selle videoga siia-samasse kirjeldusse alla, et soovitan vaadata, päris siuke humoorikas. Milles on siis catch? Loomulikult õnnestub siis riiklikel häkkeritel niimoodi kirjutada siis selle ettevõtte tarkvarasse mingeid tagauksi või siis varastada tehnoloogilisi saladusi ja loomulikult ka siis saadud töötasu kasutatakse järgnevate operatsioonide ja erinevate rünnakute finantseerimiseks. Järgmine lugu tuleb siitsamast Euroopast. Nimelt algatati uurimine Prantsuse IT-grupi Atos suhtes, kes kasutas oma Moskva kontorit ühe väga tundliku Euroopa Liidu IT-projekti arenduse juures. Jutt käib siis Euroopa Liidu piirikontrolli süsteemist, mis peaks koguma ja säilitama kõikide mitte Euroopa Liidu kodanike biomeetrilisi andmeid, kui nad Euroopa Liitu sisenevad. Ehk siis
väga tundlik süsteem. Ja lekkinud paberitest selgub muuhulgas, et Atose Moskva kontor tegutses sellise loa alusel Venemaal, mis Vene eriteenistusele FSB ligipääsu sisuliselt kogu Atose tarkvarale või kogu tööle, mis nad on teinud ja kõikidele andmetele, mis nad on kogunud ja ise tootnud. Ja lugu ise ulatub tegelikult aastasse juba 2019, kui Atose Belgia kontor koos IBM Belgia kontori ja itaallaste Leonardoga selle IT-lepingu võitsid ja tänaseks on selle lepingu väärtus suisa 212 miljonit eurot. Hetkel käib mõlema või erinevate osapoolte vahel korralik hämamine. Kaasatud on Euroopa Liidu watchdog ettevõtte Olaf, et kindlasti siin tuleb uusi ja täpsustavaid arenguid ja eks siis loodetavasti uurimine toob selguse ka selles osas, et kas ja kui sügavalt see uus infosüsteem päriselt kompromiteeritud võib olla. Ja lõpetame täna siis lisaks infoturbele ka andmekaitse teemadega. Ameerikas on jätkuvalt käimas Muski poolt juhitud Doge kampaania, mida ma eelmine kord juba põgusalt mainisin, ehk siis föderaalvalitsuse optimeerimise programm. Tänaseks on see kampaania tituleeritud poolnaljakalt või tragikoomiliselt juba ka suurimaks andmelekkeks Ameerika ajaloos. Nimelt on Doge töötajatele Trump andnud ligipääsu väga tundlikele ja sensitiivsetele andmetele, kuid töötajad ei ole selleks läbinud piisavalt vajalikku taustakontrolli. Ehk et tegelikult ei ole päris selge, kes neid andmeid ja mis moel näevad. Ja tänaseks on juba õhus ka mõned skandaalid, kus üks Doge töötaja, nagu selgus, on vallandatud oma eelmisest töökohast ühest IT-ettevõttest just seoses andmete lekitamisega. Ja on muud skandaalid seoses erinevate töötajate rassistlike ja valgete ülemvõimu reklaamivate sotsiaalmeedia postitustega seoses. Ehk et jääme huviga jälgima, et mis need arengud on, kuna siin tegemist on ikkagi väga pretsedenditu olukorraga Ameerika ajaloos ja üsna mitu kohtuasja on sellega seoses juba ka Ameerikas algatatud. Siis viimane uudis andmekaitsega seoses tuleb siit samast natuke lähemalt Inglismaalt. Kurioossel kombel Inglise valitsus nõuab Apple'ilt, et need looks salajase tagaukse, mis annaks Suurbritannia turbeasutustele ligipääsu Apple'i kasutajate krüpteeritud varukoopiatele. Ehk et kui sa teed oma Apple'i seadmest varukoopia, siis by default ta on krüpteerimata, aga sul on võimalus sisse lülitada niinimetatud Advanced Data Protection, mis siis krüpteerib sinu varukoopia ja sellele varukoopiale sellisel juhul puudub ligipääs ka Apple'il endal, kuna võti on ainult sinu käes, millega see krüpteeritakse. Ehk et esimene soovitus on see sisse lülitada. Teine asi, mis selle uudise juures eriti kummastav on see, et Suurbritannia turbeasutused soovivad ligipääsu mitte ainult Suurbritannia kodanike andmetele, vaid ükskõik kelle andmetele. Ehk et väga keeruline ja muret tekitav olukord. Eks jällegi tuleb hoida silma peal, mis sellest välja tuleb ja kuhu see teema jõuab. Igal juhul teema on juba väga suurte meediaväljaannete poolt suure kella külge pandud. Ehk et vaatame, mis on edasised arengud. Sellega on tänaseks kõik. Kohtume jälle loodetavasti nädala pärast.